Tere ka minu poolt. Jah, minu ettekande pealkiri on selline laboratoorne meetod sobib väga hästi uus meetod arendatakse, kontrollima, et meetod ikka on sobiv. Tervishoiu laborid võtavad jooksvat kasutusele meetodeid. Areng on väga kiire, tulevad paremad meetodid, aga enne meetodi kasutusele võtmist tuleb alati kontrollida, et need siis vastavad ka kasutuse eesmärkide ja meetoditele määratletud nõuded on täidetud. Et täpselt nii, nagu ka eelpool kõneleja just rääkisid, on uus metoodika arendatud ja kontrollitud, kuidas töötab. Labori meetodid, kõige laborid üldse, siis juhinduvad oma tegevusel standarditest. Ja üheks selliseks väga tähtsad standardid on ISO 151-2012, mis tegelikult lausa nõuab, et meetodid tuleb kasutusele võtmist kontrollida. Ja nimetame seda kontrollimist labori keeles valideerimiseks ja verifitseerimiseks. Valideerimine ja verifitseerimiseks. Valideerimine suurematest on väga põhjalik. Seda tavaliselt labori ise ei tee. Seda teevad tootjad ja meetodi arendajad. Verifitseerimine, tillukene, kastikene siin kõrval. Seda siis teevad kasutajad ehk siis tavalaborid ehk kontrollivad, kas tootja metoodika siis vastab sellele, mida siis tootja on valideerimise käigus leidnud. Valideerimine, mis see siis on? Et objektiivsete tõendite abil kinnituse andmine, et nõuded kindlal ette nähtud otstarbel kasutamiseks või rakendamiseks on täidetud. Valideerimine tõepoolest on äärmiselt põhjalik, nõuab väga suuri ressursse, mille põhjal siis tõesti kinnitatakse, et meetod tõesti töötab. No siin olen ka toonud välja need ühed sellised testid, mida siis tehakse. Näiteks uuritakse analüütilist tundlikkust, kui väikest kontsentratsiooni on meetod võimeline avastama. Siis tõesus ja kordustäpsus, kui tõene metoodika on, kui hästi metoodika korratav on. Samuti, kas see meetod määrab tõesti ainult seda ainet, mida siis meetodi kirjeldus lubab, ehk siis analüütiline spetsiifilisus. Ja muidugi tervishoiulaboris, mis on kõige tähtsam, on see, et kas see metoodika siis on üldse diagnostiliselt kasutatav, kas ta on diagnostiliselt spetsiifiline ja tundlik, et kas ta avastab piisavalt haigusi. Millal siis valideerida, millal siis verifitseerida? Et tõepoolest valideerib tänapäeval metoodikaid siis tootja, kuna tänapäeva laborid kasutavad siis selliseid standardmetoodikaid, automatiseeritud metoodikaid ja labor siis ainult reeglina verifitseerib, kui ta ei tee metoodikas mingisugust modifikatsiooni. Kui ta midagi muudab, siis peab ka labor tegelikult selle metoodika verifitseerima. Verifitseerimine on siis objektiivsete tõendite abil kinnitamine, et määratletud nõuded on täidetud. Ehk siis sellises lihtsas keeles öeldes, et tõepoolest
need valideerimise andmed, mis siis tootja kuskil kaugel, näiteks Saksamaal või kuskil mujal on avaldanud, et need siis ka tõepoolest siin koha peal siis kehtivad. Selleks seda siis uuritakse ja kõige minimaalsem, mida siis uuritakse, ongi tõesus ja kordustäpsus ja muidugi referentsväärtused ehk siis, et millised on siis selle populatsiooni need nii-öelda jutumärkides normväärtused. Aga alati võib viia verifitseerimist siis läbi tunduvalt põhjalikumalt. Aeg on väga piiratud ja ei jõua rääkida siin või selgitada, mis on siis tõesus ja kordustäpsus, aga siin ma olen siis ühe sellise väikse joonise teinud. Tõesus tegelikult on natukene selline abstraktne mõiste, et see tähendab seda, et kui lähedased on mõõte tulemused, siis tõelisele väärtusele, mida tegelikult mitte keegi mitte kunagi ei tea. Et need on küll kindlaks, täpsemate meetoditega on võimalik küll oletada, milline on tõeline väärtus, aga see jääb alati natukene abstraktsuseks. Kordustäpsus tunduvalt lihtsam mõiste. See tähendab seda, et kui me siis viime läbi kordusmõõtmisi ühe ja sama prooviga, siis kui lähedale nad satuvad. Ja siin on siis kujutatud ka sellist nagu lasketiiru siis sihtmärki, et seal üleval vasakpoolses on siis näha, et on tulistatud siis märklauda ja on saadud küllaltki selline kitsas tabamine, aga siis punktid on kõik sealt keskpunktist natukene eemale. See tähendab, et see metoodika tegelikult on natukene halva tõesusega, aga nad on hästi omavahel korratavad. Kõrval nüüd paremal on näha, kus punktid on siis täpselt keskpunkti peal, on hästi tabatud. See on siis olukord, kus tõesus on hea ja kus ka mõõtetulemuste siis omavaheline lähedus on väga hea, ehk siis ka kordustäpne. All vasakul on siis näha olukord, kus on siis jällegi tulistatud ja punktid on hajali, aga kui me nüüd võtaksime nende punktide sellise keskmise, siis me saame küllaltki sinna keskväärtuse lähedale. See tähendab tegelikult, see on tõene, aga halvasti korratav, et kordustäpsus on halb. Paremal pool, all nurgas, on näha siis olukord, kus kordustäpsus on halb, punktid on harali, laiali ja tegelikult, kui me punktide keskväärtuse võtaksime, siis see ka erineb sellest keskmisest. Nii et selline lihtsalt seletatult siis on see siis tõesus ja kordustäpsus. Matemaatiliselt on siin meetodeid on siis erinevaid, kuidas seda leida. Aga kordustäpsust me siis väljendame standardhälbe või variatsioonikoefitsiendiga ja tõesus on siis selline patsiendiproovide siis näiteks mõõtmine uuel meetodil ja nii-öelda parimal meetodil ja siis selle erinevuse hindamine on näiteks üks võimalus, et seda hinnata. Miks see verifitseerimine täna siin, miks ma seda räägin? Sellepärast, et tegelikult see verifitseerimine on selline küllaltki siiski natuke teaduslik ja oma empiirilise ja eksperimentaalse ülesehitusega on ta siis väga hea aines lõputööde läbiviimiseks. Ja pildil on ka näha, kuidas üliõpilane naerab rõõmsalt, et ta saab jälle ühe lõputöö teema. Viimased 3 lõputööd, mida me siis oleme teinud verifitseerimise teemal, on siin, need on viimased 3 tõesti, et need on tegelikult olnud hulgi ja on olnud siin üks töö, mis on tehtud Viljandi haiglas, hematoloogia analüsaatorid verifitseeritud, võeti kasutusele uus hematoloogia analüsaator ja vajas siis verifitseerimist ehk siis hindamist, et kas ta sobib
tööle. Siis on olnud üks selline metoodika, põletiku marker, C-reaktiivse valgu verifitseerimine ühel väiksel seadmel, et laboris siis kasutati paralleelselt 2 seadet, suurt kliinilise keemiaanalüsaatoril teostatavat metoodikat ja teine oli siis selline väike, mida vajati just siis lastel siis C-reaktiivse valgu määramiseks, et siis oli tarvis seda samuti verifitseerida. Ja üks võib-olla huvitavam töö, mis väga haruldane ensüümdefitsiit Eestis on siis glükoos 6-fosfaadi töödrogenaasi defitsiit, mis on siis selline päritav defitsiit, aga mida siis esineb Eesti populatsioonis üliharva, aga mille diagnoosimine on ülioluline, sest et näiteks ka malaaria ravil ei saa alati igat malaaria ravimit kasutada, kui esineb siis glükoosi 6-fosfaadi töödrogenaasi defitsiit, et see on siin eluohtlik olukord. Et siis kuna siin Põhjamaadel esineb seda harva, seda defitsiiti, siis lähim koht, kus seda määrata saaks, oleks Taani. Nii et siis on Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlaboris seda siis ka võimalik siin teha. Nii, aga natukene tulemustest siis ka, et siin on nüüd näha võrdlustulemused, kus siis on hematoloogia analüsaatori erinevaid parameetreid võrreldud. Siin on lihtsalt näitena toodud, siin on tunduvalt rohkem muidugi. On siis punavererakud ja rütrotsüüdid, leukotsüüdid, hemoglobiin ja trombotsüüdid võrdluses. Vana analüsaator, uus analüsaator ja nende omavahelist tõesust siis uuritud. Et siin tõesti siis tõdeti, et need uus ja vana analüsaator töötasid väga tõeselt. Et siis siin sama, kus siis uuriti kordustäpsust. Arve on siin palju ja loomulikult keegi seda süveneda ei jõua täna, aga kontrolliti siis kordusmõõtmiste põhjal, kas siis tootja poolt avaldatud standardhälve vastas sellele, mis siis laboris saadi. Jah, vastas, et oli jällegi hea. Siin seesama C-reaktiivse valgu määramise metoodika, kus siis võrreldi labori analüsaatorit, milleks on siis Cobas Intega 400+, ja võrreldi siis Quick Read Go analüsaatorit ja jällegi leiti, et nad omavahel töötavad, astuvad väga ühte sammu, et siin siis determinatsioonikordaja 0,98, mis on väga hea ja süstemaatilist viga ka siin ei esinenud, et sobis jällegi töösse. Siin samad andmed siis kordustäpsuse kohta jällegi uuriti siis kontrollmaterjalidega, et kuidas siis päevade vaheline selline kordusmõõtmiste hälve on ja kas see vastab tootja poolt esitatud numbritele, siis jällegi siin ka tõdeti, et vastab, võis samuti tööle saata selle meetodi või lubada. Ja siin siis glükoosi 6-fosfaadi töödrogenaasi metoodika, kus siis uuriti paraku küllaltki selline limiteeritud oli siin see eksperiment, sellepärast et tõest tulemust kuskilt võtta ei olnud, siis rahvusvahelisi standardmeetodeid ei ole, et siis tuli kasutada tootja poolt antud standardmaterjale. Nii et sellist objektiivset võrdlust me siin ei saanud, aga antud juhul jällegi siin kordustäpsus sai mõõdetud
ja siin ta on kliiniliselt vastas siis sellele kordustäpsuse nõuetele. Nii et ka verifitseerus ära, aga siin samas, et kõik alati ei ole nii hästi, siis siin on ka näha, et uuriti siis ka normväärtus ehk siis referentsväärtusi. Normväärtused ei ole hea mõiste kasutada üldiselt, aga et aru saadakse, siis siin on näha, et tootja poolt oli ette antud siis referentsvahemik 6,4 kuni 10,4, aga kui te siit ka jooniselt näete, siis väga suur hulk mõõtetulemusi siis tervetel inimestel nihkus sealt piirkonnast välja. Nii et see verifitseerimine on tegelikult vajalik, et siis sellega saavutatakse selline parim kvaliteet. Nii, tänan. Ja seega suur aitäh teile põhjenduste, selgituste ja võrdluste eest. Me nüüd siis teame, et siin majas on 12 laborit. Aitäh teile! Palun!